Jumal on määranud, et tema muusika üldse oleks üks vahend, kus tema vaim võiks teenida inimesi. Väga huvitav asi, sellepärast, et ei ole kogu aeg sõnad, mis mõjutavad. Seal on üks võidmine, mis võib olla lihtsalt pillimängu peal. Halleluuja. Kui pillid mängisid varem niiviisi, Jumala osadus tuli meie keskele. Taavet mängis pilli niiviisi, et kurjad vaimud lahkusid Saulilt. Miks? Sest et ta mängis ja Jumala vaim tuli ja langes tema peale ja tegutses läbi selle, mida ta tegi. Eliisa kutsus pillimängijat, eesti keele tõlge vist ütleb mängumeest, ühte meest, minstrel inglise keeles, aga üks keegi, kes on osav mängides Jumala ees, mitte niisama pillimeest, aga see, kes oli osav Jumala ees. Kus Taavet haris sellist asja? Tal oli kannel käes, ta laulis lamastele, tõenäoliselt, aga kui noor mees juba, ta ülistas Jumalat, see oli näha. Ja kui mängumees mängis, see, kes tundis Jumalat ja mängis pilli, Jumala vaim tuli Eliisa peale ja ta profeteeris. Ühes küljes ütleb niiviisi, et see räägib, et nad profeteerisid pillidel, kuidas on väljendatud eesti keeles. Seal on üks võidmine, mis Jumal tahab tuua. Ja tegelikult see on, mis me tahame, kui me räägime ülistusest üldse. Ülistus on temale, ta ei ole meile, ta ei ole määratud olema imponeeriv meile. Tähtis on, et see temale meeldib ja et see temale meeldiks, siis südame asend on kõik. Ja siis ta tuleb oma osadusega ja see on, mis me tahame näha. Kiitus Issandale. Halleluja. Üks võrgupastor, Dr. Jonathan võrgupastor seal Uuskõnjas, seal läks selline liikumine lahti, et Jumala osadus lihtsalt hakkas langema ülistuse ajal sedasi. Ja see oli huvitav sellepärast, lapsed juba hakkasid ülistama. Nad tulid varem koosolekule, kesknädal, kolmapäevane koosolek. Kell 3 ja kell 4 lapsed juba ilmusid sinna, et hakata ülistama. Nüüd, et lapsed vabatahtlikult ülistaksid, ma räägin noortest, lastest, nad peavad midagi kogema, sest nad ei püsi seal 3 tundi oodates koosolekut, mis algab kell 7. Täiskasvanud juba jõudsid kell 6 kohale ja siis sageli see ülistus lihtsalt läks ja läks ja läks. Ja Jumala osadus kasvas ja kasvas, süvenes ja mõnikord see läks isegi peale kesköö. Ja ma mäletan, ma küsisin selle pastori käest, ma ütlesin, ma kuulsin, et oli juhus niiviisi, kus mitu tuhat inimest ühel sellisel koosolekul lihtsalt langesid Jumala vaimu väe all. Täielikult langesid Jumala väe alla niiviisi. Üks selline koosolek ja iga haige inimene seal, iga sant, iga pime, iga üks, kes oli kurt, ja et nad kõik said terveks. Ilma, et keegi puudutas neid. Ja tead, ta vaatas mu poole, väga alandlik mees, väga siiras ja alandlik, tugune vanem mees. Ta vaatas mu poole, silma alused natukene vesised ja ütles, et tegelikult see on toimunud rohkem kui üks kord. Et Jumala vägi on sedasi alla tulnud. Jumal ei eelista isikuid, mida ta teeb ühel maal, ta tahab teisel maal teha. Kui me oleme jahtimas midagi siin, kui me tahame midagi kätte saada, me tahame kätte saada Jumalat. Ütleb niiviisi, et need, kes otsivad mind, nad leiavad minu. Me oleme sel teel, et kunagi näha lihtsalt selline, ma räägin lihtsalt ühest väiksest pühavaimu väljavalamisest, ma räägin niiviisi, et Jumal lihtsalt tuleb kohale. Ja usu mind, kui see päev tuleb siin Eestis, siis igast stradast, ühiskonnast, Toompeast kraavini välja, seal saab olema üks mass, kes pöörduvad Jumala poole suhteliselt lühikese aja jooksul. Määrdust ei ole kunagi Eesti ajaloo vältel toimunud. Ja ta ei ole ainult Eesti jaoks, see mõjutab Euroopat. Me läheme teise teema juurde, aga hüppelauana me lihtsalt põimime 2 mõtet kokku. Kirjake Jeesaja 60. peatükki. Ja siin on 2 natukene erinevat mõtted. See ei ole, et see mõte on nii erinev, aga see tahk. Kes teab, sa võid olla suure mäe juures ja sa võid vaadata võib-olla põhja suunast ja mägi paistab ühtemoodi ja võid vaadata teisest suunast ja see mägi paistab nagu hoopis teine mägi. Ometigi ta on sama mägi. Ja kui me räägime Jumala lõpuaja ärkamisest ja nii edasi, seal on asju, ja see on põhjus ka, miks pärast mõnikord kuuled tunnistust taevas. Nad ei pruugi olla sama. Kui keegi läheb külastama isegi ühte riiki siin, ükskõik mis see riik on siin maa peal, nad ei pruugi näha samat asja. Ja taevas on veel erilisem, kui ükski riik on siin maa peal. Jeesaja 60, 1. salm. See ütleb siin, tõuse, paista see sinu valgus tuleb, Jehova auhiilgus koidab su kohal, sest vaatab pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Jehova ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. Vaata oma naabri poole, ütled, et jah, sinu kohal. Kui me oleme sõnakuulelikud, siis meie põlvkond näeb seda. Ja see läheb edasi ja ütleb siin niiviisi. Ja rahvad tulevad su valguse juure. Kelle valguse juure? Meie valguse juure. Rahvad. Ja see ütleb siis niiviisi ning kuningad paistuse juure, mis sinust kumab. Seal on midagi nähtav. Seal on midagi tõmbavat. Seal on midagi, mis kuningad, saad aru, kuningad ei ole kergesti kõrvale tõmmetud lihtrahva poole nii öelda, jutumärkides lihtrahva poole. Ometigi nad ei saa aru, et kogudus ei ole lihtrahvas. Kogudus on siin ja maailma kuningad on siin.
tõsi. Ja see, mismoodi Jumal suhtub asjasse. Jah, me austame maapealseid juhte ja seal on põhjused, miks pärast me seda teeme ja nad on väärt seda. Piibel ütleb niiviisi. Piibel käsib meid seda teha isegi, kui juhtkond võib olla korrumpeerunud ja et ka paluda nende eest. See on ise teema. See ütleb siin niiviisi, aga rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab. Tõsta oma silmad ja vaata ringi, nad kõik kogunevad, tulevad su juurde. Su pojad tulevad kaugelt, kõrvuti su helitatud tütardega. See tähendab, et ka need, kes on ära langenud vahepeal, lapsed. Ja ta võib-olla räägib isegi rohkem lastest, sellepärast, et see viimane põlvkond, see on veel kõige raskem kiht ühiskonnast, et kõndida Jumala ees hästi on üldiselt noored. Sellepärast, et neil on kõige rohkem survet peal. Kurat tahab kuidagi veenata seda noort põlvkonda niiviisi, et nad ei kasvaks aupositsioonidesse ja tähtsates valitsus mõjupositsioonidesse. Ja kui me räägime valitsus või mõjupositsioon, me räägime neli erinevat sammast. Üks on poliitiline, teine majanduslik, kolmas akadeemiline või hariduslik ja neljas on siis sotsiaalne. 4 sellist nagu tugipunkti või mõjupunkti ühiskonnas. Jumal tahab valutada neid kõiki. Jumal istutab, läkitab ja istutab ja rajab tugevaid püha vaimuga täidetud inimesi, tarkusega täidetud inimesi kõikidesse nendesse 4 sellised nagu mõjupositsioonidesse viimsel ajal. So, ma arvan, et see on tähtis, et meie väiksed noored ka, et nad soetavad endale hariduse. Kui Jumal ei juhi just konkreetselt mingit täpset asja, siis üks hea üldplaan on soetada nii palju haridus kui vähegi võimalik. Ja mine seda rada, Jumal siis annab selgust ja täpsust, mis siis veel teha. Erinevad on meie kutsed. So me ei hakka niiviisi rajama mingisugune cast system, ma ei tea, mis ta on eesti keeles. Nagu mingisugune selline nagu, et kellel on rohkem haridus, nad on tähtsad, see on jaburudus, saad aru, see on täitsa jama. Fariseerid, nähes, kui sa vaatad 4. peatükk Apostlite raamas, nähes see julgus, mis oli Peetrusel, nad teadsid, temal oli magistrikraad. No, nad teadsid, et tema oli olnud Jeesusega. See on ainuke, see kraad seisab teistest esile. Amen. Kiitus Issandale. Aga see on huvitav nüüd. See räägib rahvastest ja see räägib ühest suurest, mitte lihtsalt püha vaimu väljavalamisest, see räägib ühest autulekust. Ja see, et Jumal ei taha lihtsalt teha üks püha vaimu väljavalamine, sest et meie mõttelaad vanast ajast takistaks meid. Kui me ei otsime lihtsalt üks püha vaimu väljavalamine vana viisi või see nagu, mis on ennem toimunud, me paneme asjast mööda nagu fariseerid panid asjad mööda. Sest Jumal tahab hoopis sügavat tööd teha ja see töö algab meiega, meie sees. Et Kristus saaks kuju meie sees. Ja selle peale saab ehitatud kõik. Ja see, et ta moodustab siis, et need elavad kivid tulevad kokku kiviga tähendusrikka viisil, see siis võimaldab, et üks sein saab ehitatud, üks maja ei saa ehitatud, kui kivid on lihtsalt laiale pilutatud. So sellepärast, sul võib olla 1000 kivi. Aga kui nad ei ole tähendusrikkalt või sobivalt kokku pandud, see kunagi ei moodusta ühtegi maja, mille sees sa saad elada. Ja Jumal suhtub niiviisi. Aga nüüd, viimane väike sidepunkt ja siis lähme edasi. Malakia 3 ja see viimast 2 salmi taas. Sest et see nüüd ei ole konfliktis, sest et see ka räägib lõpuajast. See räägib lõpuajast, aga see räägib lihtsalt ühest teisest asjast veidi. See ütleb niiviisi, ma läkitan prohvet Eelia enne, kui tuleb Jehova päev suur ja kardetav. Kui Jehova päev on suur ja auline, kuidas see saab olla suur ja kardetav? Sellepärast, et 2 erinevat asja on toimumas. Jumal õnnistab oma rahvast, aga need, kes on väljaspoole, tuleb nende peale Jumala aukartus, et kes iganes pööraks siis Jumala juurde. Ja need, kes ei pööra, seal tulevad lõpuks kohtumõistmised selle maailma peale. Et selle kaudu lootus on, et seal on mingi protsent inimesi, kes tulevad. Aga see päev on võib-olla eemal. Praegu Jumal, ta tahab, et meie motiivid, meie südamed, kõik asjad on timmises, et ta ei saa hakata teise protsessiga pihta nii kaua, kui kogudus ei oleks. Ta ei saa mõista kohut teiste üle, kui maja ei ole korras, saad aru. So see on aeg, kus Jumal väga tõsiselt tahab tuua ühe taeva korra ja taeva valitsus mõjutab Kristuse ihu. Ja siis see ütleb niiviisi ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma peaks tulema ja lööma maad needusega. Nüüd, see on väga tähtis lause. See lause on see lause, mis lõpetab tervet Vanat Testamenti esmalt. So, et see terve raamat
ei lõppe tühja asjaga. See on väga kaalukas selline lause. Ja see on üks lause, mille peale see on nii prohvetlik, see on nii nüüdisaegne, see on nii tähtis, sellepärast et see, mis Jumal tahab teha Kristuse ihus praegu, see nõuab üks mõistmine sellest, kuidas me haakume kokku meie esivanematega ja ka nendega, kes on vaimulikud meie üle. Kui see ei toimu, siis needus jätkab oma taandarengu käigus, sest et see needus on juba toimimas. Sellepärast Piibel ütleb niiviisi, see läheb kokku sellega, mis ütleb Jeesaja 60, kus ütleb, et pilkane pimedus on üle rahvaste. Ja ka kogudused, kes on autis omadega, nad ei ole ühenduses sellega, mis Jumal on tegemas praegusel ajal. Nad lähevad järjest külmemaks, jahedamaks vaimulikult. Jumala vaimu tase läheb alla ja nende huvid lähevad rohkem ja rohkem maailma, kuni toimub üks selline hetk, et mõned sellise vaimulikus külmkapis, nad mõtlevad, siin on midagi viltu või valesti. Meil peaks olema rohkem Jumal. Loodetavasti sellised mõned hakkavad Jumalat otsima ja Jumal juhib nad haljale aasale vaimulikud. Aga need, kes ei, nad vajuvad tagasi maailma. Seal on mõned sellised istid ja konfessioonid praegu, kes on olnud ristiusu konfessioonid, niiviisi tähendab, et nad tunnistavad uut sündi. Aga praegu nad tunnevad rohkem ühist. Isegi mõned, kes olid püha vaimuga ristitud, kui üks selline suguharu või selline konfessioon. Nad semutsevad kergemini mõnede ristiusu rahvaga praegu, kes ei ole isegi päästetud, kes ei tunnista uut sündi. Nad tunnevad rohkem ühist nendega, kui mõned, kes on nagu, kes armastavad Jumala vaimu tööd ja on kirgsed ülistusega. Miks? Sellepärast nende süda on juba jahtunud. Mis muudab see pilt? Jumal ütleb siin niiviisi, et peab toimuma niiviisi, et vanemate südamed peavad olema suunatud laste poole ja laste südamed vanemate poole. Mis see tähendab? Kas sa mäletad, eelmises sessioonis ma küsisin ühe küsimuse, et Paulus, ta sai aru, et oli vaja esitada rahvast Jumalale. Aga mis juhtub, kui rahvas ei taha olla esitatud Jumalale? Rahvas peab mõistma, et Jumal on haakinud meid erinevas kohta niiviisi. Et need, kes on vaimulikud vanemad, nemad esmalt peavad tahtma õpetada ja harida ja kasvatada noor põlvkond. Ja need, kes on see noorem põlvkond, ütleme niiviisi nagu vaimuliku juhtide all, et nad peavad tahtma seda, et olla treenitud. Kas te olete siin? Ühel ajal niiviisi Malaisias küsiti sellise küsimuse ja ma usun, et väga huvitav küsimus. Üks väga suuri kuulus tervenemise evangelist ja ma ei taha isegi nimetada, sest et see ei ole iga kord tähtis, aga maailma kuulus. Ja küsis, et mis juhtub selle inimesega, tema võitmisega, kas see läheb hauda temaga koos. Ja kui mõelda, mismoodi enamus nendest suurtest evangelistidest, mismoodi nad tegutsevad, sest et nende tähelepanu on, minu ministri, mis ma Kui nad ei harri uut põlvkonda, siis see, mis nad kannavad, on üks asi, mis varsti sureb. Ja läheb hauda nendega. Iga põlvkond, mis on kogenud Jumalat minevikus, see järgmine põlvkond on kuidagi viisi natukene tundmatus olnud selles, mis see vanem põlvkond on kogenud. Jumal tahab, et see kunagi ei juhtu enam. Jumal tahab, et see järgmine põlvkond on veel soolasem, et meie lagi on nende algpunkt. See igatsus, et olla treenitud, jälle, kui Paulus ütles niiviisi, et Jeesus andis apostlid, prohvetid, evangelist, pastorid, õpetajad, et treenida pühi, et see treenimise funktsioon, see on, et vanemate südamed on suunatud jüngeluse poole. Et teha siis tõsiseid õpilased. Ja siis noored, nad peavad seda tahtma, sest sa ei saa sundida sellist asja. Nad peavad tahtma sellist asja. Seal peab olema igatsus. Vahel Jumal isegi annab eksame, et vaadata, kas me päriselt tahame seda. Ta põhjustab vaata, et isegi see, kes on vanem, ta võib-olla teeb midagi, mis kuidagi nagu
Sa oled näinud Elisa ja Eelia. Kui Eelia läkitati Jumala poolt tema juurde, et visata oma mantel tema peale, ta sai aru kohe, mis see tähendab. Et sa nüüd tuled muga kaasa, sest et sa saad pärida üks osa, mis mu peal on vaimulikud. Elisa küsis väga huvitavat küsimus, või ta ütles ühte asja. Las ma tagasi minna ja siis ta ütles, et mis tal oli vaja teha. Ja Eelia ütles, et mine, mis ma olen teinud suga või sulle. Hiljem, kui ta ütles niiviisi, et mul on vaja Peetelisse minna, jää sa siia. Andis sellise väikse proovi, nagu ta oleks huvitatud, et see noor, kes kasvab tema all, oleks nagu tere tulnud. Aga see noor ütles niiviisi, ei mingil moel, ma tulen. Ma tulen suga kaasa. Hiljem ütles, jää sa siia, ma pean Jerikosse minema. Ei mingil moel ma jää siia, ma olen sinuga koos. Hiljem Jumala vaim inspireeris Eeliat ütelda ühte asja. Küsi mu käest, mida sa tahad, ma teeks sulle? Ja Elisa ütles niiviisi, ma tahan topeltportsu sinu vaimust. Ta ei ütlenud topeltport sinu võidmisest. Topeltport sinu vaimust. Eelia ütles, sa oled küsinud väga rasket asja. Ta sai aru, et see ei oleks lihtne asi, see ei oleks kerge asi, see ei oleks asi, mis lihtsalt niisama. Ja tema siis oli inspireeritud Jumala poolt ütlema niiviisi, et kui sa oled minuga ja sa näed see hetk, kus mind võetakse üles, siis on see sinu. Elisa oli otsustanud, et kus sa lähed, seal ma olen. Mida sa teed, seal ma olen. Seal on üks haakumine, seal on üks tõsidus. Eelia ei olnud perfektne. Eelia isegi tegelikult oli inspireeritud ütlema nagu mõnda asja, mis oleks nagu solvanud Elisat. Ja Elisa pidi üle selle tökke saama, arvestades, et see aare, mis ta kannab vaimulikult, on tähtsam. Kui see inimlikkus ja see asi, mis võiks olla nagu üks kuidagi komistuskivi niiviisi. Ja ta ületas selle ja sai selle endale. Väga huvitav asi, sellepärast, et selle mõttega nüüd. Ma tahan, et me läheme tagasi ja uurime Abrahamist natukene midagi, aga vaatame korraks esmalt Galaatia kirjast, kus see räägib Abrahamist. Kui te suudate ennast õhutada üles ja nagu, et ma tean, te olete istunud küllalt hästi. Mitte nii kaua kui meie seal Malaisias, aga samas, ma ei ole Dr. Jonathan ka, aga samas, aga et haarata kõigest võimalikust kinni, see osa, mis on nüüd tulemas, see on üks lemmikasi mul. Ma olen just seda tahtnud jagada. Kui te saate nagu võidelda koos minuga ja teie koos võitlemine on lihtsalt sellest, et jääte aktiivselt ammutama. Amen, sest see aitab mind jagada. See iga jutlustaja saab aru, kui pidurid on peale pandud ja kui inimesed mõtlevad, tead, millal juba. Ma olen ise olnud teie istme kohas ka, ma tean. Ma tean täpselt, mis moodi see tunneb igatepidi. So, Galaatia 3. peatükk. Ja ma arvan, et me võib-olla alustame siis, üritan võib-olla sipa kokku hoidlikult. Tegelikult see oleks hea lugeda tervet 3. peatükki, aga meil lihtsalt aega selleks ei ole. So ma lihtsalt valin paar kohta. Salm 6. Nõnda nagu Abraham uskus Jumalat ja see arvati temale õiguseks. Te ju teate, Salm 7, te ju teate, et need, kes on usust, on Abrahami lapsed. Kes on usklik siin täna? Siis läheme korraks edasi. Ja see ütleb siin niiviisi, Salm 13 ja 14. Kristus on meid lahti ostnud käsuneedusest, kui ta sai needuseks meie eest, sest on kirjutatud neetud on igaüks, kes puu küljes rõbub. Puu, kui see räägib puust, siin see on ristipuu loomulikult. Et Abrahami õnnistus saaks paganaile osaks.
Jeesuses Kristuses ja me usu kaudu saaksime vaimu tõotuse. Kui see räägib vaimu tõotus, see ei tähenda lihtsalt püha vaim kui tõotus, vaid see tõotus, mis Jumala vaim andis just nimelt Abrahamile siis. Ja see on see tähtis asi selles kontekstis niikuinii, et siis Abrahami õnnistus saaks paganaile osaks. Amen. Nüüd kirjutas see mõte üles siin praegu, et see uus leping on Abrahami leping kinnitatud ja täide viidud Jeesuses ja tema veres. See on üks suutäis, ma tean. See uus leping on siis see Abrahami leping, mis on kinnitatud Jeesuse veres või kinnitatud ja täide viidud Kristuses ja tema veres. Iga asi, mis Jumal siis kuulutas Abrahamile, peaks siis täide minema meie eludes. Lähme korraks edasi veel. Takurdan korraks ja loen salm 8 samas Galaatias. Aga kiri nägi ette ära, et Jumal teeb paganad usust õigeks. Kuulutas see Abrahamile selle hea sõnumi või sellele evangeeliumi. See on see hea sõnum, tähendab evangeelium. Sinust õnnistatakse kõik rahvad. Sellepärast õnnistatakse neid, kes on usust ühes uskliku Abrahamiga. Nüüd lähme edasi ja vaatame 29. salm. Aga kui te olete Kristuse omad, siis olete ka Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järele. Ütleme kõik koos Abrahami sugu. Ütleme kõik koos pärijad. Kõik asjad, mis on tõotatud Abrahamile, need kuuluvad sinule ja minule. Inimesed sageli loevad 1. Moose raamat 12 ja saavad selle asja kuidagi, see on väänatud, et see läheks kuskile mojale ja mitte võib-olla meile. Kirjame sinna 12 peatükk, 1. Moose raamat. Seal on teistes kohtades ka Uues Testamendis, kus ütleb niiviisi, Abraham on meie esiisa. Nüüd see omab tähtsust ja ma hakka seletama seda kõike kohe, me lihtsalt hakkame nägema teatud liiki asju siin. Ja ma tahan, et te näeksite ka niiviisi, et see sugupuu on üks hästi vana sugupuu. Jumala silmis, kui sa said Kristuses, Jeesuses päästetud ja sa tulid siis Jumala perekonda ja sa tulid siis Abrahami, sa olid siis sellest sugupuust osa saanud niiviisi, sa oled uues perekonnas ja see on sinu kõige kõrgem perekond. Kas te saate amen ütelda? See perekond kestab ja kestab igavesti. See, mis maa peal on siin praegu, on määratud olema üks eeltähenduslik asi, üks väga otstarbekas asi, üks väga armas ja ilus asi, mis on tegelikult peegeldaks. See, mis on see kõrgem asi, peaks niiviisi tegema, määratud olema nii vähemalt. Aga loeme siin 12.1. Ja Jehova ütles Abrahamile, mine maalt, oma sugukonnast, isakojast maale, mille ma sulle näitan. Igaüks ei ole võib-olla kutsutud tänapäeval geograafiliselt ümber paigutama ennast niiviisi, aga Jumal siiski kutsub meid minema ühte kohta, kus me võib-olla ei tea täpselt, kus see on. Sellepärast me olemegi siin. Saad aru, et Jumal viib meid kuskile. Me tulime Egiptusest välja, me saime päästuda, aga nüüd Jumal viib meid kuhugi. Tead, kus see on? See on meie pärand. Ja see pärand ei ole ainult taevas. See pärand on, mis Jumal tahab meile anda ja mida ta tahab meie läbi teha siin planeedi peal, enne kui see tuleb see järgmine ajastu kätte. Amen. Ja see on üks väga suur asi. Ja kui me mõistame see mees, nüüd märka see soosing, see poolehoid ja kõik, mis Jumal andis temale, sest et kõik, mis on kuulutatud Abrahami kohta, sina oled kaaspärija selles. Ei ole ühtegi asja siin, mis me hakkame nüüd lugema, mis tegelikult on temale, aga mitte sinule. See poolehoid, mis tal oli Jumala ees, ei ole ainult üks asi, mis oli temale, kui palju enam see kuulub sinule siis Kristuses Jeesuses. Jumal on määranud, et see, mis läheb suguliine mööda niiviisi, see peaks suurendama ja süvenema ja vägevamaks minema, mitte nõrgemaks.
Ja see on üks põhjus, isegi Malachi 2 ütleb niiviisi, miks on Jumal siis pannud mees ja naine kokku, sellepärast et ta tahtis jumalik sugu. Et seal oleks üks põlvkond kasvamas, kes on tugev. Halleluuja. Kui sina ei ole abielus veel praegu ja sa tahad head perekonda, need on head mõtted, mis me hakkame nüüd edaspidi rääkima, et hoida asjast kinni, sest sa näed, see on Jumala tahe. Halleluuja. Kui sul laps ei ole, tead mis, seal ei ole ühtegi asja taevas, mis keelaks sulle lapse. Kiitus Jeesusele. Ja kui sa hoiad sellest kinni, ei takista ühtegi asja. Salm 2. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistaks sind. Ma teen sun nime suureks. See on nagu huvitav asi, sellepärast, et inimene nagu tunneb kuidagi nagu kohmakas, kui selline asi on öeldud. Aga see on, mis Jumal ütles. Ma teen sun nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Inimene sageli tahab enda nime suureks teha. Ja lihtsalt tühja. Ma vaatan maakaardit või gloobust, mis iganes. Ja kui sa vaatad seal Antarktikas, kes keegi on kunagi vaadanud need lahed ja need väiksed nagu poolsaared seal Antarktikas, igasugused naljakad nimed, iga juku seal maa peal, kes on üldse nagu mingi eksploratsiooniga nagu tegelenud, ta paneb oma nime sinna külge ja seal on iga nagu X, seal on nagu jukulaht ja nagu Millu poolsaar ja nagu seal on igast asja, nagu see läheb ja saad aru, inimene lihtsalt tahab nimetada tänavaid ja kohti oma järgi, aga Jumal tahab sinu nime suureks teha. Ta tahab selle suureks teha, et austada ennast, et kinnitada lepingud. Nüüd see on tähtis fakt siin, et ta tahab asju teha, mis ta tegi Abrahamile, ta teeb nüüd sinule, et ta on ustav ja tema on lepingu pidaja. Me elame sellises ühiskonnas, mitte lihtsalt Eesti, aga üldse nagu kaasaegne ühiskond on nagu laialt läänemaailmas vähemalt, on selline, see isekus on läinud nii kuidagi seenede omadega niiviisi, et inimesed rikuvad lepingud ükskõik mille tühja asja üle, kui see on neile kasulik. Aga leping on suur asi Jumala ees. Leping on väga tõsine asi Jumala ees. Ja tema ise peab lepingud. See ütleb, siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla või üks tegelikult enamus tõlged hebri keeles ütleb, nean siis need, kes sind neavad. Ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Halleluuja. Õnnistavad endid, see tähendab ka, et kui nad ei võta kuulda sinu sõna, siis nad neavad ennast. Kui nad võtavad vastu, mis sa kuulutad neile Kristusest, nad võivad endid päästa läbi sinu sõnum. Sellepärast sina ei tohi häbelik olla. Tead ise me seda selle sõnaga, kas sa usud või mitte, aga ma kuulutan evangeeliumit. Meie ei ole need, kes kuidagi räägime üles. Me oleme need, kes annavad päästerõnga teistele. Aga siin on tähtis see, et kes õnnistavad meid, Jumal õnnistab. Ta võtab selle asja nii tõsiselt. Kui meie ei usu selliseid asju, kui me ei pea lepingut, kui me oleme tundum selliste asjade kohta, siis palju asju läheb mööda sellepärast, et me ei usu seda asja. Sellepärast meil on vaja mõista, kes me oleme, sest mida rohkem me mõistame, kes me oleme ja kõnnime lepingu tingimustes, kõik need asjad kehtivad ja peavad kehtima. Ma olen kuulnud selliseid jutte viimasel ajal, just mis on toimunud Tundi Bakariga, Dr. Tundi Bakari seal, kes on Dr. Jonathan nagu kõige parem sõber peale tema enda naise loomulikult. Sa mõtled, selline poolehoid oleks mul nagu mälu, et õieti kirjeldada kõik, mis ma olen kuulnud viimase aasta-2 jooksul. See on hämmastav see poolehoid, mis nemad ja paljud võrgupasturid juba omavad. Tänu sellele, et seal on üks mõistmine lepingust. Seal on sõna otseses mõttes ka riigijuhid. Mõlemas riigis, kes seal on selline aukartus ja Dr. Tundi kohta on üks päris kartus. Nad kardavad seda meest. Sest et kui mees ütleb midagi, see asi toimub. Ja kui ta ütleb midagi, nagu mingi aeg tagasi, ta ütles midagi valitsuse kohta, et kui toimub nii, siis valitsus muudetakse. Ja toimus nii ja valitsus kukkus. Kui sõna tulevad tema suust, terve riik paneb tähele. See oli niiviisi ka üks tema esiisades seal.
Nigeerias ja ma olen võib-olla rääkinud natukene sellest. Tuli niiviisi, nad taotlesid ühte maatükki. Ja president ise ütles niiviisi, et me paneme keelu ette, et ei saa selle hoone, see oli vara 80-tes. Ja keelu ette, et see maatükk, suunitlus toimub niiviisi, et te ei saa seda, see läheb hoopis muu otstarbeks. Reporterid tulid sinna, seal kus lennuki pealt tulid inimesed maha ja nad hakkasid seal pildistama ja diktafonidega niiviisi võtma. Mis sa nüüd ütled selle kohta? Benson Idahosa on see mehe nimi. Mis sa ütled selle kohta, härra Idahosa? Ja ta tõstis oma hääle ja ütles niiviisi, et Nigeeria president valetab. Nii ütles ta. Nüüd, saad aru, ma ei propageeri, et me läheme nagu suured ülbikud siin ringi. Aga mis ma räägin, on see, mis tuleb Kristuse ihu peal, on nii kaalukas, et kes on sellises positsioonis, kui tema ütleb midagi, watch out. Siis iga asi läheb joonde. Iga kõrgem isik lõpuks põlved nõtkuvad sellepärast, et tegemine ei ole inimesega enam, tegemine on Jumala sõnaga, mis surub ennast läbi. Ta ütles niiviisi ja siis ta saatis kirja presidendile ka, ta ütles niiviisi, et härra president, et ma annan teile, kirjutas viisaka kirja, aga samas ta ütles niiviisi, et ma annan teile 30 päeva, et muuta oma otsuse. Vastasel juhul, kui te ei muuda selle otsuse, siis teie enam siin president ei ole. Kiri tuli tagasi 15 päeva hiljem. Me oleme reviewed, we've reviewed your case. Me oleme vaadanud üle sinu nagu situatsioon siin ja me oleme arutanud seda asja ja me oleme otsustanud siiski anda selle maatüki teile. Ja nad said oma koguduse maja. Kui Jumal on teie poolt, kes saab teie vastu olla. See kiri läheb täide. Ta ei ole lihtsalt üks selline loosung enam. Ta läheb igatepidi täide. Selle jutuga ma saan aru, et ma räägin prohvetlikult ette, aga kui me ei näe, mis on ees, me ei jõua pürgida asja poole. Me ei võta tõsiselt need väiksemad asjad, mida me praegu kuulutame välja. Paljud on siin õnnistanud Paide linna, aastaid me oleme õnnistama linna ja samas on väga palju tingitud võib-olla ülistusest. Kui rahvas ülistab, see on teatud liike teemad, mis lihtsalt ei talu selline atmosfäär. See loob midagi infrastruktuuri antud linnas. Kui mina kolisin Paide, ta oli suht vägivaldne. Seal oli igasugused peksmised ja vägistamised asjad, mis toimusid siis 80-des siin. Aga praegu just kuulutate kõige turvalisem linn Eestis. Üle Kärdla. See on hämmastav. Kärdla on see koht, kus vanaema sündis ja ema sündis, kus nad panevad luud ukse ette, niivis kui nad lähevad puhkusele, et inimesed saavad aru, et ma kodus pole. Ma ei tea, kas nad kasutavad luuhad enam seal ukse ees, ma ei tea. Aga saad aru, et Jumal tahab, et me mõjutame, kus me oleme ja mis toimub ümberringi. Mida rohkem, siis sellepärast jälle, usk tuleb kuuldus Jumala sõnast. Mida rohkem see kasvab su sees, seda vähem järjekindlalt, seda vähem sa talud ühtegi asja, mis on väljaspoolt totaalset võitu. Ja sellised teised liiki asjad, olgu see haigus, olgu see mingi ebaõnnestumine, on see blablabla, see võib olla seda asja. Aga sa ei talu seda, see on nagu mõtlemata, et kui ma olen pea ja mitte sabas, kuidas siis nii ja sa hakkad Jumalat otsima ja lõpuks sa saad seda asja niiviisi. Algul võib-olla palve Jumala otsimisega, hiljem sul ei ole vaja isegi nuusutada, sa lihtsalt ütled ei. Sest et tugev usk teeb teatud asju teistmoodi. Ma tean tervise suhtes, kui mu usutase on natukene madalam, vahetavahel mul on vaja nagu, et kuidagi rahuneda vaja ja mediteerida Jumala sõna alusel natukene ja siis teed üks usupalve konkreetselt ja okei, nüüd teen, tehtud, võtan vastu. Mõni teine aeg, kus sa oled tugevam usus, tuleb midagi su vastu ja kohe esimene asi, ei. Ja see asi aurab ära 2 sekundiga, see on hea tunne, võtan ausalt. Ja see on toimunud 10 korda, kui mitte 100. Ja ma tean, et see sama asi, mis kehtib selles valdkonnas, kehtib ka mujal, sest et see, mis Jumala sõna tõotab. Nüüd, lähme korraks tagasi. Ja see ütleb siis niiviisi,
Ja Abraham läks, nagu Jehova teda käskis. Nüüd sa saad aru kohe siin, et Abraham oli sõnakuulelik mees. Me läheme edasi salm 7. Jehova ilmutas ennast Abrahamile ning ütles, nüüd Jehova ilmutab ennast kergesti inimestele, kes on siirad otsimas teda ja mitte mingit agendat või nagu lihtsalt Jumal on nagu kõrvaline asi. Noh, käin koosolekul, olen hea tubli kristlane, aga mul on tegelikult süda läheb lihtsalt muu asjade peale rohkem. Ma tean, ma olen mõlemad poolt aeda elanud, isegi kui päästud nagu 3 aastat peaaegu. Ma tean, kui mul on liiga palju teisi asju, mis tõmbavad mu süda, siis teatud asjad sulgevad vaimulikult. See ei tähenda, et sa võid teisi asju teha, aga sa pead valvama ennast, et Jeesus jääb igatsus number 1. Mitte ainult, et ta, hambad tõesti just vaevalt on edetabelis just sipa kõrgem teistest asjast, aga Jeesus on ikka Jeesus. See on väga tähtis. Siin me näeme edasi, see ütleb niiviisi, et siis ta ehitas altari Jehovale, kes oli ennast temale ilmutanud. Sealt liikus edasi mägestiku Betelist hommiku poole ja lõi oma telgi üles nõnda, et Betel jäi õhtu ja ai hommiku poole ja ta ehitas sinna altari Jehovale ning hüüdis appi Jehova nime. Vaata, kui sügav ja kaalukas ülistus on. Ta läks ühte kohta nimelt Betel ja ta ehitas altari sinna. Sa arvad, et see on tühi asi, kui me tuleme Jumala ette ja ehitame altari temale? See on nii kaalukas asi. Meie mõtleme, oli jälle koosolek, tuli ja läks. Ülistasime, läksime. Jumal ei suhtu niiviisi. Need, kes on tõsised selle asja juures niiviisi, see on sama hea, kui sa võtaks. Saad aru, see selline altar, ta ei olnud üks kerge asi ehitada. Suured kivid, tassid, paned paika. Saad aru, see on nagu 50 kilosed või mõni väikse, mõne ei tea kui suur. Ja sa ehitad suure sellise kolossaalse kivi hunniku sinna, et ohverdada seal peal. Ta ei ole üks selline nalja tegemine. See võtab vaeva ja energiat. Kui meie tuleme Jumala ette, meil on nii kerge, see on kõik mikrolainenid praegu. Isegi meil tehakse kõik nii asjad kergesti ka niiviisi. Saad aru, muusika on üks otstarbekas vahend määratud olema, aga sageli ta on nagu selline kark, kus inimesed ei ülista ilma, et seal muusika käib. Ja ülistus ei ole muusika. Jälle nagu me ütlesime eile õhtu niiviisi, Abraham ei läinud sinna mäe peale Iisakuga kitarr käes. Ja Iisakul ei olnud mingisugune akordion kaenla all ka. Läheme ülistama. Ja see oli muuseas kõige esimene kord, kus see sõna worship inglise keeles, aga see sõna nagu ülistus või kummarduma või ma ei tea, mis on eesti keeles, on kasutatud üldse Piiblis. Ja see räägib ühest suurest ohvrist. Abraham tegi siin sellise ohvri. Ta tegi siin sellise ohvri. Jumal pani tähele, mida ta tegi. Et siin ta kummardas. Tõstis oma käed taeva poole, ülistas taeva ja maa Jumalat. Ja ohverdas seal ülistust Jumalale. 2 põlvkonda hiljem. Ja sa võid lugeda 1. Moose raamat 28. Oled kunagi kuulnud ühest sellisest noormehest nagu Jaakob? Kas tead, et Jaakob nägi ühte visiooni, kus ta nägi redelit, mis läks taeva ja redelist tuli alla inglid, kes teenisid teda? Kas tead, kus see redel asus? See maapealne osa? Kas tead, kus see koht oli, kus Jumal ilmutas ennast temale? See oli Betel. See oli sama koht, kus üks leping tehti tema vanaisa poolest või vanaisa ja Jumalaga. Ei ole imeasi, et mõned õnnistused tulevad selle tõttu, et lihtsalt su vanem on midagi teinud. Me jõuame sinna, aga et mainida, Jumal ütles Iisakile, näljamaal ütles Iisakile, et see õnnistus, ma teen seda ja seda ja seda, et su isa Abraham oli minule sõnakuulelik. Mina nüüd teen seda ja seda ja seda ja seda sinule. Seal õnnistused tulevad, sellepärast et keegi muu on maksnud ühe hinna sinu eest.
Hoiame koht siin hetkeks ja vaadake 31.3, esimene Moosese raamat jälle. Keerake hoopis 35. peategi. Vabandust. Ja siin vaatame salm 7. Siin me näeme Jaakob nüüd, ta ehitas sinna altari ning pani sellele paigale nimeks El Betel. Nagu seal on üks teine kirjakoht varem ka, aga ma panin mööda, kuidas ma kirjutan selle paberile siin ja ma ei tea täpselt, kus ta on, ma hakkan otsima siin rohkem. Aga siin me näeme salm 7, kus ta ütles, et ta pani sellele paigale nimeks El Betel. Nüüd, see sõna El, nagu heebrea keeles tähendab Jumal ja Betel on selle asukoha nimi. So ühesõnaga ta kutsus selle koha Beteli jumalaks. Nüüd see on, mis on nagu välja kirjutatud nagu laiemalt nendes sõnades nagu varem, aga ma ei leidnud selle täpse kirjakoha. Sa võid seda ise otsida, kui loed läbi esimese Moosese raamatu. Aga see on see huvitav, sellepärast ütleb, sest seal oli Jumal ennast temale ilmutanud, kui ta põgenes oma venna eest. See on huvitav asi. Jumal juba ilmutas ennast selles samas paigas. Ja siis see on see sama koht, kus Jumal sai ülistatud Abrahami poolt ja tema poeg ja tema pojapoeg teadis sellest paigast. Esmalt, kuidas nad teadsid? Sellepärast, et vanemate südamed olid nooremate poole. Nad treenisid, nad mõtlesid nooremate peale. Jumal ütles Abrahamile, ma annan sulle need tõotused. Ta ütles niiviisi, et ma teen Abrahamile, ma kuulen, mida ta ütleb ja ma teen selle järgi, mis ta palub sellepärast, et tema juhib oma lapsi ja treenib oma lapsi peale teda. Jumal, ta on niivõrd meelestatud niiviisi ja see on üks koht, kus me oleme võib-olla, kui see jõuab kohale, kui uurides selliseid kirjakohti nagu laiemalt, me läheme edasi peatselt. Aga me näeme, et see, mismoodi elame, on suht paganlik, see on võib-olla üks suurim koht, on meie suhtumine lastesse. Meie suhtume nagu lapsed on jalul, eest ära, kiiresti lasteaeda, aga seal oli hoopis teine asi, nad olid ettevaatlikud esmalt, mis nad ise nimetasid need lapsed, sest et nimedel on tähendused. Iga kord, kui sa hüüad lapse nime, seal see tähendus saab kuulutatud üle selle lapse. Semka on väga rõõmus, tema nimi tähendab rõõm. Pole ime. Iga kord lapsest saadikus, kus me oleme rääkinud temast, hüüdnud teda, rääkinud temast või kutsunud teda, me kuulutame rõõmu üle tema. Piibli ajal nad ei naljalt lihtsalt ei võtnud suva nimed, seal on tähendused midagi. Aga siin on väga huvitav asi ka, sellepärast et lähme kaugema kui lihtsalt nimed. Jumal tahab, et me kuulutame üle meie suguvõsa, oma perekonna, oma koguduse. See, mis Jumal on kuulutanud. Aga siin ta oli kurssis sellega, mis toimus Abrahami ajal, tema vanaisa ajal, kus ta lõi kus ta püstitas selle altari. Lähme edasi nüüd, vaatame korraks esimene Moosese raamat, natuke rohkem Abrahamist siin. Me näeme siin 13 peatükk, et võib-olla vaatame isegi 12 natukene edasi. Vaata jälle, mismoodi Jumal suhtus. Nüüd, märka, Abraham sattus hätta. Mitte sellepärast, et ta oli vaga. Ta sattus hätta sellepärast, et ta keeras ühe supi kokku sellega, mis ta rääkis. See oli üks pool tõde ja ta sattus hätta. Kes saab aru, kui sa ei räägi sirget juttu, sa võid sattuda hätta. Sellegi poolest Jumal tuli temale appi, ta ei jätnud teda. Ta oleks saanud hävida või vähemalt kaotada naise, mis iganes, aga see ei toimunud niiviisi. Salm 14, kui Abraham jõudis, 12.14, kui Abraham jõudis Egiptusest, siis nägid egiptlased, et naine oli väga ilus. Nüüd esmalt saa aru, et see naine oli 70 aastat vana. Kes tahab Abrahami õnnistustest osaleda? Ma mõtlen niiviisi, tead, kuningad ei himusta lihtsalt igat naist. Neil on juba nagu naisi küll ja küll. Aga kedagi väga erilist võib olla tõesti. Aga 69-aastane naine, sa mõtled niiviisi, wow, seal oli kuidagi viisi, tal oli kuidagi eriline kosmeetik. Halleluja. So,
Kui Vaaro vürsti teda nägi, siis nad ülistasid teda Vaarole ja naine võeti Vaaro kotta, kes tegi Abrahamile tema pärast head. Ta sai puduloiused, veisid ja eesleid, sulasid ja ümmardajaid, emaeesleid ja kaameleid. Aga Jehova nuhtles Vaarot ja tema koda suurte nuhtlustega Saarai, Abrahami naise pärast. Märka 17 peatükk. Ta sattus ämbri oma jutu peale niiviisi, aga vaata, mismoodi Jumal kohtles Vaarot tema lepingu mehe pärast ja tema lepingu naise pärast siis. Tema siis kohtles nad sellisel viisil ja siis ta ütles niiviisi, et siis Vaaro kutsus Abrahami ning ütles, miks sa mulle seda tegid, miks sa ei teatanud mulle, et ta on su naine? Miks sa ütlesid ta mu õde, et ma tema enesele naiseks võtsin? Aga nüüd vaata, seal on su naine, võta tema ja mine. Nüüd ta ei suutnud võtta teda naiseks selles mõttes, aga ta katsetas. Nüüd, ja Vaaro andis tema pärast meestele käsu, et nad saadaksid minema tema ja ta naise ja kõik, mis tal oli. Nüüd, see on esimene selline juhus. Hoia see meeles niiviisi, sest et midagi sarnast toimub varsti. 13 peatükk ja vaatame salm 4. 3 ütles niiviisi, et ta rendas peatuspaigast teise lõunamaalt Peeteli poole, sinna paika, kus ta telk enne oli olnud Peeteli ja Ai vahel, altari paika, millel ta varem sinna oli teinud ja Abraham hüüdis seal appi Jehova nime. See on üks selline huvitav asi ka, kui sul on üks kogemus olnud Jumalaga mingil viisil ja vaata vahel see tead mis, sa võid, ma võin võtta aega sellega, ma ei tee seda. Aga vaata vahel, seal on viisid, kuidas sa tulid Jumalale, sa otsisid Jumalat. Tee neid esimesi tegusid ja sa võid leida üks aspekt su minevikust, mis oli väga magus Jumala ees. See retsept oli tegelikult teisest ilmutusraamatu peatükist või ilmutusraamat 2. Siis toimus üks selline situatsioon, me võiksime aega siit võtta, aga siin on huvitav asi. Abraham ütles Lotile, nüüd vahepeal Lot, neil tuli hästi palju varandus kasvas nende kahe vahel päris palju ja siis seal hakkasid niiviisi nende sulased hakkasid tülitsema oma vahel. Ja Abraham siis ütles Lotile, olgu riidu minu ja sinu vahel, minu karjast sinu karjaste vahel. Meie mehed oleme ju vennad. Eks ole kogu maa su ees lahti, mine nüüd minu juurest ära, lähed sina vasakut kätt, lähen mina paremat kätt, lähen sina paremat kätt, lähen mina vasakut kätt. Siis Lot tõstis oma silmad üles ning nägi, et kogu Jordani piirkond oli kõikjal veerikas. Enne kui Jehova Soodoma ja Gomorra hävitas, oli see kui Soarani otse kui Jehova rohuaed, samasugune nagu Egiptuse maa. Siin sa saad väga huvitaval viisil teada ka, et Egiptuse maa oli väga haljas nagu rohuaed vanasti. Enam ta ei ole, arva ära miks. Ja Lot valis enesele kogu Jordani piirkonna. Ta tõstis oma silma ja nägi see ahvatlev ja ilus tõmbev koht, võttis selle endale. Kasutas ära oma onu lahkust tegelikult, sellepärast ta ei oleks isegi pidanud kaasa olema kutsutud. Tegelikult onu lihtsalt lahkelt võttis ta kaasa. Aga nüüd ta võttis selle endale ja see on huvitav. Abraham jäi Kaanane maale ja Lot asus piirkonna linnadesse ning lõi oma telgid üles Soodomast saadik. Aga Soodoma mehed olid väga pahad ja pattusid Jehova ees. Ja Jehova ütles Abrahamile pärast seda, kui Lot tema juurest oli lahkunud. Tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa oled, põhja ja lõuna ja hommiku ja õhtu poole, sest kogu see maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks. Ütleme kõik koos ja su soole. Vaata oma naabri poole, tähendab ka sina. See on põhjus, miks pärast sa lähed Iisraeli, sa tunned kohe sa oled kodus, sest tegelikult see kuulub sulle. Sama palju, kui see kuulub üldse kellegile. Sest et see on üks sugupuu, mitte 3 ja mitte 2, üks vaid. See on väga tähtis teada. Nüüd, see läheb edasi ja ütleb niiviisi, et peatükk 14 toimus üks väga huvitav situatsioon. Märka siin esmalt, Abraham oli ülistaja, Abraham oli ka lahke. Ta ei mõelnud niiviisi, et ta peab kuidagi hambad risti, kuidagi viisi teravalt võtma kõik need paremad asjad endale niiviisi. Ta oli lahke ja oma lahkus sai tasutud Jumala poolt, ütles niiviisi,
ta võib-olla küll valis see, aga mina nüüd. Märka, et Jumal ütles, et mina nüüd annan sulle see ja see ja see ja ka see sama suund, mis Lot valis. Nüüd 14 peatükis 5 kuningat tulid ründama ja üks väga raske situatsioon, sellepärast, et kes sai inimvarguse ohvriks, oli Lot ja ta pere. Kui sa oled sündinud jamasse kohta, siis Jumal annab sulle armu, et olla jamas kohas. Aga see on huvitav asi nüüd, sellepärast, et Loti eesmärk, et ta valis selle koha, oli sellepärast, et need võib-olla analoogselt nagu mitte ainult ilus mägestega, aga see oli nagu esindas nagu see suur linn koos oma värvirikka nagu valgusega või mis iganes niiviisi analoogselt tänapäeval, mis iganes. Ta valis selle endale, sellepärast et see tõmbas teda. Aga nüüd ta oli sellises kohas, kus see keskkond oli väga vaenulik. Ja et ta oli seal, ta sai ühe asja ohvriks. Jälle, kui sa elad jamas kohas ja sa sündisid selles jamas kohas või sa oled mingi asja pärast selles jamas kohas, ja see motiiv on õige, et teenida Jumalat ja oled, mis sa oled, tead, mis Jumal kaitseb sind. Aga saad aru, mõni inimene, ta lihtsalt valib midagi, aga siin on huvitav, teda viidi minema. Aga Salm 13, aga üks põgenik tuli ja teatas Abrahamile. Saad aru, kui Jumal on su poolt, ta kogu aeg põhjustab, et seal on üks põgenik kuskil, kes informeerib sinule asju, mis sul on vaja teada. Sa mäletad, kuidas lood oli Taavetiga, kui ta jättis kõige masendavam aeg Taaveti loos, kui ta jooksis Sauli eest. Tema mehed, need suured kangelased, nad tulid tagasi ja nägid, et Ziklag oli maatasane põletatud. Ja nad olid nii masenduses ja Taavet ütleb niiviisi, et ta õhutas ennast üles issandas, sest ta mehed olid esmakordselt ja ainuke selline ebalojaalne hetk. Nad mõtlesid niiviisi, et nad tõmbavad kriipsu Taavetele ette niiviisi, et nad tahtsid nad rääkisid tapmisest juba. Nad olid nii maas, kõik pere, kõik naised, lapsed, kõik linnad, kõik mõllud, varandus, kõik puha ära viidud ja maatasanesi linn põletatud. Ja kui nad huitasid ringi niiviisi, raskes seisus niiviisi, nad nägid ühte Egiptlast seal, kes oli kuidagi viga saanud, paistab nagu mingi lahingus või midagi niiviisi ja ta oli hädas. Ja selle asemel, et nad oleksid ignoreerinud teda. Vaata jälle, kus lahkus tuleb sulle appi. Jumal kasutab see, et sa oled lahke ja hea. Sinu headus tuleb nagu bumerang ja tuleb ja annab sulle musi vastu. Kukalt, täpselt. Ja väga huvitav asi. See egiptlane. Nad andsid temale süüa. Nad kandsid hoolt tema eest ja siis nad küsisid, kui nad sõid sealt nagu praepekki ja sinki või mis iganes nad sõid seal, ma ei tea, mis nad sõid seal. Vaevad. Küsisid, muide, nagu, kus sa oled tulnud? Mu isand ja see jõuk, nad jätsid mu siia. Ma sain vigastatud, kui meil olid need retked linnade vastu ja me põletasime ühe linna maha. Ja äkki kõik kõrvad kikkis. Taavet ja ta meeskond. Põletasite linna maha. Teie põletasite linna maha. Ziklag, jah, Ziklag. Oskad sa juhtida meid nende meeste juurde, kes tegid seda? Mees ütles niiviisi, ainult kui sa vannud, et sa päästad mu elu sellepärast, et see oleks mu elu hinnaga, ma annaks sellist informatsiooni. Ja, me hoiame sind, me kaitseme sind. Ja nad leidsid need inimesed, kes võtsid ja vallutasid Ziklagi. Ja nad said kogunisti. Iga viimane pilbas, kui oleks üks selline nagu puu, nagu taburet või pukk, nad oleks saanud, iga pilbas sai tagasi. Iga naine, iga laps, iga asi, mis sai ära varastatud, nad riisusid selle tagasi. Jumal maksis kätte neile. Siin ka. Üks tuli informeerides. Ta ei oleks teadnud seda muidu. Toimus sellist asja, et
Põgenik tuli see teatas Abrahamile heebrelasele, kes elas emorlase Mamre, Eskoli ja Andre venna tammikus, et need olid Abrahami liitlased. Kui Abraham kuulis, et ta vennapoeg oli vangi viidud, siis ta vaatas üle oma kodakondsed, kes tema peres olid sündinud, arvult 318 ja ajas vaenlase taga kuni Taanini. Nüüd, kui sa hakkad kaarde pealt vaatama, kus see mees läks jahtama need vaenlased, kes varastasid Loti. Esmalt mõtle korraks, et see mees Abraham, me mõtleme niiviisi, et ta on lihtsalt nagu mingisugune nagu maakas, kes kunagi eriti ta ei ole kogenud paljud asjadega. Saad aru, et temal oli 318 hästi treenitud sõjalisi, kes olid nii ustavad. Nad ei olnud osavad, ainult nad olid ustavad. Nii, et nad läksid öösel hilja suurele retkele. Saad aru, et see distants oleks nagu pikem distants kui siit Pihkva. Sa oled siin. Tunduvalt pikem isegi. Ilma autodeta, rongideta, ta. Nad läksid ja vallutasid. Ja see on väga hämmastav asi. Salm 15. Ja ta jaotas öösel oma sulased nende vastu, lõid nad ja jälitas neid kuni Hoobani, mis oli Damaskusest vasakut käed. Ja ta tõi tagasi kogu varandusega Loti, oma vennapoja, tema varandust ja tõi ta tagasi samuti naised ja rahva. So me näeme siin Abraham, ta oli osav mees. Jumal ütles, et ma õnnistan need, kes õnnistavad sind ja nean need, kes sind neavad. Üks viis ka, kuidas needus tuleb paika, et need, kes tahavad 1-0 sinule teha, nad ei suuda. Ajutiselt suudavad, aga mitte alalikult. Sest et Jumal ikka, ta saab selle viimase 1-0. Ja tema on see, kes kaitseb sinu asja. Oled sa veendunud? Ta kaitses Abrahami, kui ta läks Egiptusesse. Kaitses ta vennapoega sellises olukorras ja vaata, mismoodi mismoodi ta suhtumine on. Salm 17. Kui ta Kedorlaomerit ja ühes temaga olevaid kuningaid löömast tagasi tuli, läks Soodma kuningas temale vastu Saave orgu, see oli kuninga orgu, ja Melkisedek, Saalemi kuningas, tõi leiba ja viina. See sõna on vein, ma ei tea, miks nad küll tõlgivad seda viina kogu aeg. Viin viinamäest, aga viin ei tule viinamäest. Sest tema oli kõige kõrgema Jumala preester ja õnnistas teda ning ütles, olgu õnnistatud Abraham, kõige kõrgema Jumala, taeva ja maa looja poolt. Olgu kiidetud kõige kõrgem Jumal, kes sinu vaenlased su kätte andis. Ja Abraham andis temale 10 kõigest. Siin sa näed väga suur asi Abrahamist. Saad aru, et Abraham oli nagu oma ette pomo. Ta oli suur mees. Sa ei ole väike mees, kui sul on armee juba 318 inimest. See on lihtsalt su kodused, kes lähevad suga. Ja ta oli rikas mees, väga rikas mees. Niivis, et me peale vaheaega nüüd me näeme, et need kuningad ümberkaudsed, nad kuidagi pugesid tema juurde, tahtsid lepingut temaga teha, sellepärast, et nad olid mures oma tuleviku pärast, sellepärast, et see mees Abraham oli nii võimas. Ja et see noormees Iisak oli võimsaks saanud. Ja mis huvitav on see, et Abraham, nüüd see mees Melkisedek, see preester, Hebrea 5-9, 5-6-7-8 räägib, seal on üks preester, kes oli nagu eeltähenduslikult nagu Jeesus. Mõni ütleb, et on Jeesus, sellepärast, et ta ei olnud algust ega lõppu. See on nagu väga huvitav selline müsteerium seal, aga sellel ajal ta oli preester seal ja Abraham andis temale 10. Ta maksis 10. Sa näed kohe aru, siin 10 ei olnud seadus sellel ajal. Keegi ütleb, 10 maksmist on Vana Testament. Ei, ta ei ole Vana Testament. Ta on ajatu. Ta on üks asi, mis oli ammugi enne Vana Testamentit Siinai mäe peal, kui käivitati see vana seadus Moosese ajal. See oli ammu enne esimest lepingut, esimest testamenti. Ja seal juba, sest et 10 on eelkõigest, ta on üks austuse asi. Ja Abraham ta nägi, et see mees esitas Jumalat selles valdkonnas, Abraham maksis temale 10. Väga huvitav asi. Siis ma arvan, et
me võtame vaheaja